Meile ei ole antud ei head ega halba elu. Meile on antud elu. See sõltub meist, kas see on hea või halb. See mõte peegeldab endas sügavat filosoofilist ja psühholoogilist tõde. See idee rõhutab, et elu kvaliteet ja tähendus sõltuvad suuresti meie enda suhtumisest, valikutest ja tegudest. Esiteks, elu on neutraalne ja objektiivne nähtus. Me sünnime siia ilma eelnevalt määramata saatuse või kvaliteediga. Elu ise ei ole olemuslikult ei hea ega halb. See on lihtsalt reaalsus, milles me eksisteerime. See, kuidas me oma elu tajume ja kogeme, sõltub meie mõtteviisist ja perspektiivist. Näiteks 2 inimest võivad kogeda sama sündmust täiesti erinevalt. Üks võib näha seda kui võimalust kasvada ja õppida, samas teine aga ebaõnnestumise ja takistusena. Teiseks, meie suhtumine ja mõtteviis mängivad olulist rolli meie elu kvaliteedi määramisel. Positiivne mõtteviis ja tänulikkus võivad muuta isegi rasked olukorrad talutavaks ja õpetlikeks. Kui me keskendume sellele, mis meil olemas on, mitte sellele, mis meil puudub, suudame leida rahulolu ja õnne ka siis, kui me oleme kõige keerulisemates olukordades. Näiteks võib inimene, kes kaotab töö, näha seda kui võimalust leida midagi, mis teda tõeliselt kirglikuks teeb. Samas mõni teine võib langeda meeleheitesse ja tunda end läbikukkununa. Kolmandaks, meie valikud ja teod määravad suuresti meie elu suuna. Iga päev teeme otsuseid, mis mõjutavad meie tulevikku. Need otsused võivad olla suured, nagu näiteks karjäärivalikuid, või pisikesed, nagu igapäevased harjumused. Kui me teeme teadlikke ja positiivseid valikuid, loome endale parema tuleviku. Näiteks tervislike eluviiside järgimine, pidev eneseareng ja positiivsete suhete hoidmine võivad kõik kaasa aidata õnnelikuma ja rahuldust pakkuvama elu loomisele. Neljandaks, meie reaktsioonid ja kohanemisvõime mängivad olulist rolli meie elukvaliteedi määramisel. Elu on sageli täis ootamatusi ja väljakutseid, kuid see, kuidas me neile reageerime, määrab, kas need kogemused rikastavad meie elu või muudavad selle raskemaks. Kui me suudame kohaneda muutustega ja näha raskusi kui võimalusi kasvada, suudame luua endale parema elu. Näiteks võib inimene, kes seisab silmitsi terviseprobleemidega, otsustada keskenduda tervenemisele ja enese eest hoolitsemisele. Samas mõni teine võib langeda lootusetusse ja loobuda. Lõpuks, meie suhted ja suhtlemine teistega mõjutavad oluliselt meie elu kvaliteeti. Positiivsed ja toetavad suhted võivad pakkuda meile tuge ja rõõmu. Samas kui toksilised suhted võivad meie elu raskendada. Kui me valime ümbritseda end inimestega, kes meid toetavad ja inspireerivad, looma endale positiivsema ja toetavama keskkonna, mis aitab meil elada head elu. Kokkuvõttes võib öelda, et elu kvaliteet ja tähendus sõltuvad suuresti meist endist. Meie suhtumine, valikud, teod ja suhted määravad, kas meie elu on hea või halb. Meil endil on võime ja vastutus luua endale elu, mis on täis rõõmu, rahulolu ja tähendust. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!